Tere kuulama, ma püüan siis kiire ülevaate teha selle kohta, et mis asi üldse on moodboard ja kuidas see töötab. Väga paljud inimesed teavad, mis on moodboard, aga väga paljudele on see ka võõras, sellepärast et sükest eriala võib-olla iga päev ei pea suhtlema, eks ole, reklaaminduse inimestega ja reklaamiinimesed teavad muideks sealhulgas ka fotograafid, mis asi on moodboard. Mina kasutan moodboardide tegemiseks Pinteresti ja Pinterestist te leiate mind üles ja tegelikult need moodboardid, mis mul siin on, need pinboardid, Pinterestis nimetatakse pinboardideks, tegelikult on moodboardid, ongi tegelikult kõik moodboardid, ehk siis pildistamise jaoks või mingi pildi tegemise otsimiseks mingisugune selline siis piltide valik, kus iga pilt väljendab mingisugust nüanssi või tükikest või mõtet, et milline see pilt võiks olla. Näiteks selle moodboardi nimi on mustvalged portreed ja siin on siis igal pool, näete, kõik ei ole mustvalged pildid. Ehk siis moodboard ei ole mitte nende piltide kogum, mida me tahame saavutada, vaid see on selliste piltide kogum, mis ühel või teisel moel väljendavad seda sama lõpptulemust, ideaali, mida me soovime saavutada. Ehk siis siin puhul näiteks on näha siuksed väga dramaatilised varjud portree puhul, et tavaliselt kui stuudiosse minna, siis ei tuleks selle peale, et sellist varju otsida või teha, aga tollel hetkel oli meil vaja, siin ka pilk, näete igal pool on, nendel meestel on mingisugune pilk, siin ka pilk mängis rolli, siis on ka naiste rahvaste pildid samamoodi, nad ei pea olema samasuguse pilguga kui mehed, vaatame veel mõnda moodboardi, ka fotopunane riietus näiteks siin, samamoodi konkreetne photoshoot, siin kõik enamus naisterahvad, siin peaks mõni mees ka kusagil olema, aga jah, siis selle ettevõtte jaoks oli oluline, et õigemini mina nägin ette, et kuna neil oli firma värvis oli sees ka kahvatupunane, siis photoshootil samamoodi kasutame kahvatupunast ja need pildid tulid väga lahedad välja, sellepärast et kõigil oli üks punane element. Ja siin ma ei räägi mitte ainult sellest, et me vaatame neid pilte, scrollime, oi näe, siin on kõigil midagi punast, vaid me vaatame seda, et näete, tal on punane kleit seljas. Tegelikult, kui me võtame naiste rahva ja ütleme, et pane midagi punast, siis see võib tähendada ükstapuha mida. Et see võib olla punane kleit. See võib olla ka näiteks mingisugune punane näiteks, kus siin oli? Punane jakk, mis selga panna, samamoodi, siin ongi riietuse pärast, aga jällegi, ega see naisterahvas ei ole lihtsalt punase jaki pärast siin, vaid see, üks tükikene moodboardis tähendabki seda, aga ta naeratab, tal on mingi hoiak, tal on mingi poos, tal on mingi tunne, ehk siis see pilt edastab mingisugust tunnet, siin puhul oli vaja sükest soojamat ja sõbralikumat tunnet, hingelist vaadet oli vaja. Siin olid veel mingid tükid, no siin on jälle neiul on punane pintsak näiteks ja pange tähele, nad kõik naeratavad, nad kõik on nagu mingid kannavad mingit sükest rõõmsat, toredat sooja, siin oli rohkem riietuse näidis, ehk siis moodboard tähendab seda, et iga pilt ei peagi püüdlema selle samasuguse oleku poole, aga selle pildi peal võib olla mingi tükikene. Ja hästi oluline on, et võimalikult palju otsida, sellepärast, et vahel näiteks siin oli ka, on punast vaja, kahvatu punast, aga see ei pea ka otseselt punane olema, sellepärast, et igal selle ettevõtte töötajal ei pruugigi olla punast. Näete, need on siin näiteks kokaportree, on siin, et milline võib teha kokaportree, see ei ole sugugi niisama lihtne, et kokaportree võib teha küll nii, küll teisiti viia ta stuudiosse või pildistada teda köögis või siis pildistada teda üldse kuidagi läbi mingisuguse atribuutika, et siin on siis otsitud kokaportreed, et moodboard tähendabki seda, et see on nii-öelda valik nendest piltidest, mis väljendavad seda ideed, milline võiks olla selle moodboardi tegemine, tähendab seda, et ma olen teiega eelnevalt rääkinud, me oleme kokku leppinud, millisest sükses orienteeruvast tundes, aga me veel täpselt ei tea, milline see on. Ja moodboard on omamoodi brief fotograafile, brief loovisikutele, aga see on ka samas kokkulepe ja küsimus teile kui kliendile, et kas, ma mõtlen teile kui nagu tiimile, eks ole, et kas midagi sellist kusagilt siit, et tavaliselt on niimoodi, et kui me moodboardi vaatame, siis üks pilt või hakkab kõnetama või üks stiil hakkab kõnetama või üks mingisugune joon või värv või asi hakkab kõnetama niimoodi, et see on justkui küsimus teile, kokkuleppimise alus, suuna otsimine, kui moodboardiga on suund leitud,
siis selle sama moodboardiga, mille ma olen siis edaspidi ka ära kohandanud, selle sama moodboardiga saab minna nagu fotograafi juurde ja arutada, et noh, kuidas ja mida võiks teha, ega me täpselt siukest fotot ei saa saavutada, sellist olukorda ja me ei tahagi võib-olla saavutada, kuna meil ei ole sellised modelle, kõik ettevõttes, kes töötavad, ei ole modellid, ei ole siuksed jube, ma ei tea, kallide vahenditega hoitud nahaga, on ka täitsa tavalised inimesed, aga sellegi poolest me tahame seda tunnet saavutada ja siis on mõtet fotograafiga arutada, et mismoodi, kuidas valgused panna, milline taust panna, millised atribuudid valida, milline riietus, milline meik, milline soeng, kuidas seda kõike nagu kokku mängida, kas teha nagu ülekeha, kas teha poolkeha, kas teha nagu portreepilt, kas panna istuma, kas teha seistes, kas teha mingi siuke hoiak, mingi poos, kas kätega midagi mängida, nii et siin neid arutamise kohti on päris palju ja minu roll on siin selgitada välja see visioon, mida me tahame saavutada, leppida fotograafidega kokku, milline see visioon on, kuidas seda visiooni saab lahendada ja siis nagu suheldes fotograafiga, suheldes siis teie kui firmaga, eks ole, ja tiimiga nagu viia läbi see photoshoot, kus ma ka ise osalen. Nii, selline jutt siis. Loodan, et sa said natuke targemaks moodboardi osas ja said aru ka sellest, et kuidas mina tööd teen ja vaatasin ka neid teisi videoklippe siis.